Täna räägime Pihkva rollist vabadussõja ajal. Pihkva on linn, mis asub Venemaa loodeosas, umbes 20 kilomeetri kaugusel Eesti piirist. See on väga vana linn, mille ajalugu ulatub vähemalt 9. sajandisse. Pihkva on tähtis mitmetel põhjustel, kuid suurimat rolli mängis ta Eesti vabadussõja ajal. Pihkva üks olulisemaid faktoreid oli tema strateegiline asukoht. Kuna see oli lähedal Eesti piirile ja seal olid varemgi konfliktid, siis sobis see hästi sõjategevuse kohaks. Pihkva linn on ka logistiliselt tähtis, kuna seal asusid raudteejaamad ja varustuspunktid, mis olid olulised Eesti vägede varustamisel, nagu näiteks Pihkva jaam. Räägime ka natuke Pihkva rahukonverentsist. See toimus 16–18 september 1919. Selle eesmärgiks oli Eesti vabadussõja lõpetamine. Rahu läbirääkimised aga katkesid, sest Eesti soovis, et kokkulepe sõlmitakse ka naaberriikidega. Kuigi Pihkva rahukonverents ei toonud alguses soovitud tulemusi, oli see ikkagi tähtis, sest see oli ettevalmistas sündmus, mis viis lõpuks Tartu rahulepinguni. Pihkva alal toimus ka palju lahinguid. Tähtsamateks ja suurimateks loetakse Pihkva linna valutamist ja Lääne-Pihkva lahingut, mis oli üks suurimaid, et tagasi võtta kontroll punavägedelt. Need sündmused näitavad, kuidas Pihkva piirkond oli oluline sõjatanner Eestis vabadussõja ajal. Piirkonnas toimunud lahingud ja sündmused mõjutasid otseselt vabadussõja käiku. Aitäh kuulamast!